ega me põhimõtteliselt õnnelikumaks ei muutu. No ma ei tea, sa oleks pidanud eile seda vaipa ikka siin üles minna. Ma olin väga õnnelik, kui see vaip siin üle tuli. Ma räägin. Tartu Ülikoolis on üks väga hea käitumispsühholoogia professor, Rene Mõttus, ta on ka Edinburghi ülikooli professor. Ta tegi kohutavalt laiapõhjalise heaolu uuringu, kasutades ka Eesti geenivaramu isiksusteste ja selgus, et meie võime õnne tunda, olla eluga rahul ja iseendaga on 75–80% geenidega kaasa antud. Kõik muud, ütleme, meie elu määravad tegurid peale geenide, su sugu, su suhted, su rikkus, su töö, ilm, riigikord ja nii edasi ja nii edasi. Need moodustavad umbes 25%. Ja mõelge, palju te neist ise mõjutada saate? No ma arvan 5% võib-olla. Nii et kui te olete mossitajaks sündinud, siis leppige sellega lihtsalt. See ongi teie õnnelikkus. Meil igal ööl on õigus omada isiklikku õnne. Et meil läheks kaasa selle, ma kasutan alati võimalust, et olla kapitalismi suhtes kriitiline. Ma ei olnud mingi dissident nõukogude ajal, ma olin täielik lammas, ma olin vahva pioneer. Aga nüüd küll, et mitte kaasa minna selle ühiskonna standarditega, nende klišeedega, mida teile hommikust õhtuni peale surutakse, selgitades, milline on õnnelik inimene ja milline on õnnelik elu. Kurat, mina olen välja rabelenud sealt ENSV-st. Ma olen ise sellest objektist subjekti kasvatanud. Teie olete põhimõtteliselt enamjaolt ikka subjektidena sündinud. Ärge andke seda käest ära. Ärge andke käest ära. Teil on õigus enda isiklikule õnnele. See, mis ma alguses Rene Mõttuse kohta rääkisin, seda tõestab ka väga hästi minu meelest meie põhjanaabrite saatus. Neil on 18 aastat olnud majanduskriis. Nad on üha vaesemad. Peale järgmisi valimisi kärbitakse ka pensione. Kõike muud on kärbitud juba. Nad on edetabelis ikkagi maailma kõige õnnelikumad. See ei loe. See ei tähenda midagi. Neil on antud see geenide kombinatsioon ja nad on kõige õnnelikumad. Nii et lõpetage muressemine ja hakkame elama. Ja ei ole nii, et võitja on see, kellel on suures rohkem asju. Teadlased on kindlaks teinud, et me, no ütleme 85% meist on saavutanud selle elatustaseme, kus rikkuse suurenedes õnnetunne kindlasti enam ei kasva. Nii et te võite osta 3. Marta Variku maali veel, ei lähe paremaks. Ei lähe. Aitab sellest ühest küll. Ei, üks peab olema, aga 3. ei ole enam vaja. Jätke teistele ka võimalust seda kogeda. Ma soovin endale õnne, et mul on selline tütar, aitäh teile.